koguja raamatus on öeldud, et igal asjal on aeg. Ja see koguja 3. peatüki, ütleme selline ilus luuletus, nagu võib tunduda, tegelikult on päris tõde, et igal asjal on oma aeg ja aeg on igal tegevusel taeval, aeg sündida, surra ja kuni seal lõpuks seda aeg sõjal ja rahul, ma ei hakka kõiki neid ette lugema, ma usun, et enamuses me neid mõtteid teame. Ja tegelikult on meie elus enamus päevad on tavalised päevad. Ja need tavalised päevad on need päevad, kus tuleb olla usus. Ja ütleme, et isegi meie võib-olla praegusel ajal, vaata, kui on selline Jumala poolt välja valatud vaimuaeg, oleme täiesti eelisolukorras, et Jumal räägib meiega, võiks ütelda, üsna tihti. Kui mõnel päeval, nagu vahest on niimoodi, et on muid tegemisi palju ei teeda, siis on niisugune igatsus, et tahaks niisugust vaikust ja tahaks aega, kus tahaks issandaga rääkida ja olla, ja on selline eriline igatsus ja soov. Aga kui mõtleme seal näiteks usuisa Abrahami peale, siis ega need Jumalaga kohtumised ja need hetked, kus ta otseselt Jumala käest kuulis, ega neid nii tihti ei olnudki. Võib-olla täna korraks vaatame seda ka. Need olid täitsa aastate tagant, kus Jumal jälle rääkis ja läksid aastad mööda, aga vahepeal tuli lihtsalt elada, tegelikult tuli elada usus. Ja sellepärast ja vaata see tavaline aeg peab olema selline aeg, et me usku ei kaotaks, et me oma rahu ei kaotaks, et me oma rõõmu ei kaotaks, et me ei läheks nagu kuidagi närvi selle asja koha pealt, et nagu mitte midagi ei ole nagu erilist nagu toimumas, vaid see ongi tegelikult see aeg, kus me saame usus olla. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna on üks sellisest päevast jälle meie käes, kus me lihtsalt oleme usus, oleme issand ees ja ma usun, et issandal on hea meel, kui me oleme ikka püsinud ja oleme tõesti ka selles. No nii, teen lahti neid oma kirja pandud mõtteid, mida ka täna just ka, kui olin, öötunnil olin issand ees ja saingi kõigepealt need mõtted, et igal asjal on tegelikult oma aeg. Ja esimene asi, mis siis kirja panin, oli seal, et vaata, oli aeg, millal Iisak sündis. Iisaki sündimine, kes me seda piiblilugu teame, Abrami ja Abrahami elus siis ütleme, see oli selline, et ta oli 75, kui teda kutsuti sealt Kaldja uurist, et lähed sinna tõotatud maale, lähed sinna kõndima ja käima ja ta oli 100-aastane, kui Iisak sündis, 25 aastat. Ütleme, kõrges eas olid nii Saara kui Abram ja 25 aastat oli sellist aega, mis oli selline tõsine tegelikult selline ootamise aeg. Ja ega see ei olnud kerge aeg oodata ja ta ei olnud sellepärast kerge oodata, ma teen ikkagi lahti selle siis esimese Moosese raamatu, kus need Abrami lood on. Ütleme, need hakkavad ju siin 11. peatüki lõpust ja 12. peatükist ja alguses on ta korraks seal koos isaga, kui nad lähevad ja selles 11. peatükis on viidatud väga otseselt selliselt, et Saara oli viljatu ja sellepärast, ütleme, järglast ei olnud ja nii nad siis lähevad. 12 peatükk ütleb, et issand ütleb talle sedasi, et mine maalt oma sugukonnast sellele maale, mis ma sulle näitan, ma teen sind suureks rahvaks ja ma teen su nime suureks. Sellised võimsad tõotused selle koha pealt, et temast saab suur mees, tal tuleb nimi, selline, mis on suur. Ja selliselt ta tegelikult läheb koos siis oma naisega ja jõuab sinna tõotatud maale, vennapoeg tuli ka kaasa. Otseselt, ütleme, ei ole sellist Jumala käsku nähtavasti selles, aga nii ta oli, et Lott oli kaasas, sest et isa Terah oli tegelikult selle grupi ju kokku pannud, mis sealt eelnevalt nagu näha on. Ja nüüd on nii, et nad on seal tõotatud maal, seal õnneks, kui ta sinna jõudis, siis on 7. salm 12.7 on öeldud sedasi, et issand ilmutas ennast Abramile ja ta ütles, et sinu soole ma annan selle maa, ta ehitab sinna altari, ta liigub edasi ja siis on nii, et ega siis ei ole kohe midagi öeldud, et issand ilmutas seal, kui ta kohale jõudis, et õige koha peal oled, selle maa saad. Siis ta liigub edasi, on seal Peeteli ja Ai vahel, siis ta ehitab ka sinna altari ja seal tüüab appi issanda nime. Ja rändab üha edasi, läheb lõuna poole, mis seal varsti käes on, seal on varsti tegelikult Egiptus. Nii kui kaardi pealt vaatad, niimoodi sealt Iisraelist tegelikult sinna Egiptusesse ka jõuab. Ja vahepeal, kui tuleb suur nälg sellele maale, siis ta läheb Egiptusesse. Ega piiblist me ei loe sedasi, et seal oleks mingit Jumala juhtimist või käsku, aga ta igatahes teeb seda.
ja eks seal Egiptuses on tal ka need omad lood ja asjad, nende juures nagu ei peatu. No varsti tulevad tagasi sealt koos Lotiga nad jälle siis rändamas. Õnnistus on tegelikult suur, karja poolest on õnnistus suur, kari on suur nii temal kui Lotil ja nendel jääb kitsaks lihtsalt elada ja siis on selline moment on käes, et lihtsalt tuleb lahku minna, et oleks nende karjadel ruumi ja siis Lott valib endale selle Soodoma ja selle ümbruse ja sest see oli hästi ilus, kui ta vaatas seda paika, sest onu tal lubas, et kuule, võta see koht endale, mis sulle meeldib aga kui nüüd Lott oli lahkunud, siis on järgmine tegelikult hetk, kus Jumal ütleb, et tõsta nüüd silmad ülespoole ja vaata. Ja see on 13. peatüki 14. salm, keskelt loen. Tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled, põhja, lõuna ja hommiku ja õhtu poole, sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks ja ma teen su soo maapõrnu sarnaseks. Kui keegi suudab maapõrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu ära loetav. Võta kätte, käi maa läbi pikuti ja põiki, sest ma annan selle sinule. Ja siis on niimoodi, et Abram teeb seda, käib, ehitab oma altarid ja paneb telkised üles ja nii ta elab. Aga ütleme, et vaata, kui meie neid peatükke loeme, siis see käib nii kähku. Et muudkui loed jälle Jumal ilmutas, aga tegelikult olid vahepeal päevad ja aastad, mis ta elus lähevad. No siis juhtub selline sõjaaeg. Ütleme, mis puudutas seda Soodoma ümbrust ja Lott just jäi ka sinna sõjavangi ja Abram toob teda tagasi koos oma meestega sealt. Siis on üks väga selline huvitav kohtumine, ütleme, kui ta kohtub seal selle Melkiseedekiga, Saalemi kuningaga, kes tõi talle leiba ja veini ja kes oli kõige kõrgema jumala preester ja oli selline eriline hetk peale seda sõjasündmust. Ja ega me näeme sedasi, et Abram annab talle kõigest ka kümnist ja toimub üks selline moment, mis on samuti nagu lihtsalt peale sellist sõjakäiku, kus ta edukalt tagasi tuleb, tuues seal neid tagasi. Ja on selline moment. Aga pärast neid lugusid, 15. peatükk ütleb, tuli Abramile nägemuses issanda sõna ja nüüd on niimoodi, et nüüd on nägemus, kus ta issanda sõna saab. Ja ära karda, Abram, mina olen sulle kilbik, sinu tasu on väga suur. Nüüd ennem oli, et suur nimi, suur rahvas, nüüd tasu on väga suur, seda veel rõhutati ka. Aga Abram ütles, issand Jumal, mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära lastetuna ja mu koja valitsejaks on Eliezer Damaskusest. Ja Abram ütles, vaata, mulle sa ei ole ihuvilja andnud, aga näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks. Ja vaata, temal tuli issanda sõna, kes ütles, tema ei ole sinu pärija, vaid see, kes tuleb välja su oma ihust, on su pärija. Ja siis viiakse teda seal õue, vaata tähti taeva poole ja et nõnda saab olema sinu sugu. Ja siis on öeldud sedasi, et Abram uskus seda ja see arvati talle tegelikult õiguseks. Siis on ohverdamise hetk, millest hiljuti ka siin olen rääkinud, ootab seal ohvriloomade juures ja kui päike loojus tuleb sügav uni ja siis ta saab veel ilmutuse selle oma rahva koha pealt, et kuidas tema rahva käsi hakkab käima, et 400 aastat ollakse orjuses ja siis see rahvas tuleb sealt Egiptusest välja ja tuleb suure varandusega välja ja seda rahvast, kes siis orjast karistatakse aga et see maa, see tõotatud maa ei ole veel valmis, sest et see patumõõt ei ole veel täis, et Jumal ei saa seda veel ennem anda, et räägib kõik selle loo, räägib nagu selliselt ära. Aga mida ei ole ja seda ei ole tegelikult järglast. Nii nagu siin alguses ütlesin, et Iisak sündis omal ajal. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et vaat ega meil on usuisa ja me elame tegelikult usus. Ja me peame usus püsima ja usus püsimine ei ole alati mitte sugugi kerge. Ja ei olnud ka seda Abramil ja Saaral ei olnud see kuidagi kerge. Ja oli raske nagu usus seista. Tundus isegi, et nagu Jumal oleks kuidagi nagu eksinud. Me näeme sedasi, et Abram süüdistab ja ütleb, et Jumal sa ei ole mulle andnud ja siis 16. peatükk räägib sellest, et Saara hakkab asja lahendama. Ja täna, kui ma nagu sellele loole olen nagu selliselt mõtlemas, vaata, siin on nagu mees ja naine, et usu isa ja naine, eks. Üldse, et koguduse koha pealt öeldakse sedasi, et Kristuse pruut. Vaata, meie, ütleme, et me tahaksime, kuidas ütelda, ütleme, et reeglina on selline, kogudused võtavad sedasi, et nad tahaksid, et rahvast oleks palju. Aga tuleb oodata.
tuleb oodata, millal tulevad ja sünnivad need inimesed, keda issand tegelikult tahab. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma täna lihtsalt ütlen selle koha pealt ka, et vaata, see meile vahest nagu tundub, et see on nagu meie asi nagu midagi ära teha. Ja täna ma nagu tahan nagu rääkida nagu selle koha pealt, et oodata tuleb osata. Ütleme, et neid mõtteid, kui hakkasin nagu saama, kirjutasin endale veel seal kalendrilehtede peale ka, kirjutasin üles, et igasugu ootus on. Teate, mõni ema ootab oma, ütleme näiteks poja usule tulekut. No võiks ütelda, no nii ootab. Iga päev ootab. Paneb kõiki palvetama ka veel. Ütleme, et see on selline, muudkui ootab. Ja ollakse sellises ootuses, aga tegelikult kõik asjad sünnivad omal ajal. Igal asjal on oma aeg. Ja sellepärast on see niimoodi, et ei pruugi üldse, et selle ema elu ajal see poeg saab usule tulla. Sest niisugune ema nähtavasti tüütaks selle poja nii ära, et kui ta ka usule tuleb juba, sest et nii kaua, kui ta usul ei ole, ta saab natuke kaugemale hoida. Ja on nagu normaalne, võiks ütelda, kuidas elada. Ja sellepärast on see nii, et igal asjal on tegelikult on oma aeg. Ja sellepärast on nii, et Jumal tegelikult teab täpselt ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, ma täna räägin sedasi, et tuleb tegelikult olla usus. Tuleb usaldada Jumalat, seda, mida Jumal on rääkinud, tuleb nendest sõnadest ja tõotustest kinni hoida ja sellepärast, et ega see ootamine kerge ei ole. Laste pealt vaatan vahest sedasi, oi, kuidas nad ootavad oma sünnipäevasid. No loevad neid kuupäevasid ja värke ja nad ootavad reisisid ja nendel on palju asju, nad ootavad, niisugused teatud asjad on nii tead, et vahest on see niimoodi, et mäletan, et üks mu lapselaps oli niimoodi, ühe sõbraga oli kohtumine kella pealt kuskil kokku lepitud, et kuskil päeval tead ja terve hommiku pool ta ei teinud mitte midagi muud, ta vaatas kella. No ma ütlesin, kuule, mängi midagi või tee midagi, et istub ja vaatab kella ja lihtsalt ootab, et millal tuleb see asi. Et meile tegi see nii nalja, et mida sa niimoodi ootad, et võta kuidagi vabalt ja küll see kell läheb oma soodu. Ootamine sellisel moel on väga raske tegelikult, kui sa niimoodi ainult kella vaadates ootad. Aga kui sa kella ei vaata, siis aeg läheb palju kiiremini. Ja sellepärast, kallid, see ootamise lugu on selline, et andku Jumal meile lihtsalt tarkust. Mõni ootab, kuidas terveks saada, kuidas Jumal palvetele vastab. No neid ootusi on, võiks ütelda, väga-väga tegelikult palju, mida tegelikult, ütleme, meil ka inimestena tegelikult oodata tuleb. Ja sellepärast on see nii, et ei meie tea. Mul on ikka nagu meeles on väga see näiteks, et Jonkitsoo, et kui tal oli vahepeal südamega nii raske, eks, et tal oli 10 aastat tegelikult oli nõdras olukorras, kui me täna laulsime, et need nõrgad saavad tugevaks. Jumal ütles talle, tead, 10 aastat oled haige. Ja siis saad terveks. Ta oli kangelane, ta läks ristimisele nii, et Jeesuse vermete läbi olen terve, nii nagu pikka inimesi õpetame, et tunnista ei ole muudkui terve ja teda vajus kokku ja ei jaksanud midagi ja pidi oma aja ära olema, pidi ära ootama selle ja siis ta sai terveks. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et Jumal täpselt teab, mis meile tegelikult on hea ja sellepärast on see nii. Meil on, üksed võiks ütelda häid näiteid piiblis, ütleme, et ütlen juba ette sedasi, et näiteks üks teine hea näite on piiblis, meil on seal, ütleme, Sakarias ja Elisabet. Ka ootavad, palvetavad, et nendel oleks ka sünniks laps ja sünnib kõrges eas. Aga mis on vahe, eks, et ütleme, et Ismael ei sünni. Et väga suur vahe oli tegelikult, lihtsalt leppisid sellega, ei sünni ja elavad nagu sellisel moel nagu selle olukorra üle. Taavet oli selline, kes oli ju ammu võiks ütelda poisikesena kuningaks võitud ja rahulikult ootab ära sedasi, et millal see kuninga koht täielikult vabaks saab, kui Saul oli juba surnud, siis see saab temale. Ta ei aita mitte sugugi kaasa, olgugi, et tal oleks olnud põhjust ja isegi moraalset õigust ja võimalust ja kõike kuidagi seda asja kiirendada, aga ei, ta ootab seda aega, millal see aeg tuleb, mida Jumal talle siis nagu on määranud. Ja sellepärast nii see on, et kallid, lugu ongi selles, et vaata, täna ütlen sedasi, et oota ja sellepärast ma ütlen sedasi, et rahunege maha oma palvete ja palvete vastustega. Nagu sellises mõttes teie, ütleme, tuleb seista usus. Ja mitte usku kaotada, mitte kahelda, mitte seda ma ei õpeta, aga tuleb lihtsalt ollagi usus ja sellepärast ongi see nii, et vaata see aeg, mis ütleme meile nagu tundub sedasi, et läheb nagu asjatult või midagi nagu kaotame või kuidagi liiga venib. Tegelikult on see niimoodi, et see on meie usu kasvamise aeg, et me ei kaotaks usku, et me püsiksime usus ja sellepärast aidaku meid Jumal. Ja aidaku Jumal meid selle koha pealt, et meil ei tuleks neid kiireid lahendusi, sest et vaata, kui Elisabetil või vabandust, ei sellel, ütleme Saaral, Elisabetil ei tulnud seda tuuri pähe, aga kui sellel Saaral tuli see pähe, et kuule, et ise tuleks asi kuidagi ära lahendada,
ja siis ta tegelikult ütleb, et kuule, mul on teenijanna, Haagar, ja nüüd vaatame sedasi, et kui temaga saaksime lapse, siis on asi hästi, et oleme midagi ära lahendanud ja ta andis oma siis teenija Abramile naiseks. ja Abram heidab selle teenijanna juurde ja jääbki rasedaks. ja teate, vaata, need kiired lahendused on, tead, mis niisugused on? tead, kiire pettumus. ja nüüd ma mõtlengi sedasi, kuidas meil on. vaata, kui sul on elus kiired lahendused, siis sa elad pettumustes. sa elad pettumustes. kuidas me seda aastat lõpetame? kuidas me lõpetame seda kogudustena? kas me elame pettumustes? mina ei ela pettumustes, ma elan rahus, kiitus Jumalale. on selline aasta, 2025, ma olen väga rahul selle aastaga, sest et minul ei ole plaane, püüan olla Jumala plaanides ja kui minul oleksid plaanid, et midagi peaks teistmoodi olema, siis ma võiksin olla pettunud. siis võiks hakata neid Iismaele tegema, hakkama ka sünnitama. lambad, ruttu tööle, kõik hakake sünnitama, ärge tulge nii, et teist lammast kaasas ei ole, tead, eks, et noh, et kus need tallekesed teil kõigil on, tead, eks, et me võiksime sedasi korraldada. ja eks osad korraldavadki sedasi. aga teate, ma usun sedasi, et ega see korraldatud värk on niimoodi, et me võime vahest nagu näha sedasi, et see ei tööta, tead. me vahest oleme mõne inimese suutnud, et saame uksest sisse. no jääb ta siia või? ei jää, tead. tead, et kui ta ei ole kutsutud Jumala poolt, ta ei jää sedasi. Need meie kutsutud on niimoodi, et ta võib siin tiiru ära vaadata ja tal mõned mõtted pähegi tulla korraks, aga teate, need asjad, mis tegelikult Jumalast sünnivad, need püsivad. vaata, Jeesus on kõrbekiusatuses, ega see kõrbekiusatus, ma ei lähe täna sinna, eks, need kõik need asjad, mis seal on, et mida kurat pakub, et tee seal leiba ja et mis sa siin pastud ja nälgid siin praegusel hetkel või noh, ütleme, et hüppa templi harjalt alla, et näita ennast igavese vägevana või noh, kas sa tahad, et kummarda mu ette ja tahad saada kõik need maailma kuningriigid endale ja selle au ja et annan sulle. ja ega ta ei valetanud, ta oleks andnud ka selle. sest et ta oleks hea meelega tahtnud sedasi, et Jeesus kummardaks ta ees. see oleks olnud temale väga suur võit. aga Jeesus ei võta. Jeesuse ees kummardavad hoopis kord kõik. noh, leiba sai 40 päeva pärast seal, kui see paast lõppes, inglid tulid, küpsetasid ise ja ta sai leiba. ja ütleme, oma aupositsiooni sai ta niikuinii ja eriti peale surnust ülestõusmist ja nii, et küsimust ei ole absoluutselt nagu sellest, see kõik tuleb, aga see kõik tuleb omal ajal. ja sellepärast täna näed, lihtsalt on see nii, et meil peab olema lihtsalt usku, et kõik asjad tegelikult, igal asjal on aeg ja kõik asjad sünnivad tegelikult siis omal ajal ja kui need omal ajal asjad sünnivad, siis need on tegelikult hästi. ja nii ta on, et ja vaata, ja need, kuidas ütelda, need oma niisugused kiired lahendused, need toovad tegelikult kurvastust, need toovad pettumust, need toovad, noh, ütleme, järgnevaid selliseid kehvaseid lahendusi, noh, kus sa pead tegelikult, noh, ütleme, otsima, et kuidas sellest olukorrast nagu välja tulla. no ütleme, et noh, ma usun sedasi, et meil on kõigil elus neid valesid lahendusi, kus me oleme midagi rutanud või valesti teinud, kus me oleme neid, noh, ütleme nii jutumärkides, neid Iismaele sünnitanud ja sellepärast on see niimoodi. ja teate, ja isegi vaata, kui see Iismael sünnib, teate, mis siis juhtub? noh, ütleme, et kui nüüd mõtleme sellele konkreetsele poisile, Iismael sünnib. Jumal on inimese armastaja. ja vaata, Abrahamil oli tõotus, mille külge nagu tema puutub, see peab suureks saama. Ismael saabki tegelikult selle tõotuse, et saab suureks rahvaks. Jumal on tegelikult väga, väga jälgimas. Jumal armastab inimesi, selles ei ole mitte mingisugust küsimust. Ja Ismael ei ole selles üldse mitte milleski süüdi, et tema sinna ilma niimoodi just sündis. Sellepärast, et seda lihtsalt korraldati. Kallid, saatan ei ole süüdi, et inimkond pattu langes. Saatan on oma langemises süüdi, et ta uhkeks läks. Ja see oli ainukene asi. Aga edasi on see niimoodi, et inimkond lihtsalt ise valis selle sõnakuulmatuse tee ja patt on tulnud inimese kaudu siia sellesse maailma. Ja sellepärast on see niimoodi, et uskmatuse tõttu tegelikult sündis Ismael, kannatamatuse tõttu sündis see Ismael. Ja sellepärast on see nii, et vaata, need asjad, noh, ütleme, kui me kaotame nagu usu ja hakkame nagu ise tegutsema, no siis ongi sellised tulemused, millega pärast tegelikult on raske. Ja sellepärast on see nii, et ja kogudused on ka, et noh, ütleme, et vahest mõtlevad välja igasugu viis, et kuidas rahvast kokku saada. Aga lõpuks on raske, kui sa hakkad humanitaarabiga kogu see rahvast kokku ajama, varsti oled sellest kaltsukoolmar väsinud. Sellest tolmu pühkimisest ja kaltsude sisse ja välja toomisest ja ma näinud küll sedasi, kuidas inimesed väsivad. Võtad mingisuguse niisuguse oma jõus ülesande või mis iganes inimesed vahest välja mõtlevad, et noh, ütleme, et igasugu lubadusi ja värke ja et mis hakkab juhtuma ja sellepärast absoluutselt seda tegelikult vaja ei ole. Mul on täna nii hea meel.
mitte millegiga ei ole täna siia meelitatud. mina ei ole üldse teid siia kutsunud, issand on neid toonud siia ja kiitus Jumalale, et me võime siin koos olla. ja selles mul ei ole mitte mingisugust nagu kohustust, et mina peaksin suutma midagi teile olla või midagi teha. Te olete tulnud ja te olete tulnud issanda kutse peale, tema omad te olete ja tema hoolitseb tegelikult teie eest ja see on hoopis teine mõnu on tegelikult olla. lihtsalt saan teiega koos olla, et saan täna olla usuinimestega koos, nagu juba ülistuse ajal tehti seda komplimenti, et kuule, et siin on usurahvas, on tulnud siia. nii et kiitus Jumalale, usuinimesed, kes te olete tänasel õhtul ka siin koos või ka kuulate meid, see on tegelikult nii meeldiv, et saame olla sellises osaduses. nii ta on. ja sellepärast on nii, et näed, meie elus võivad olla need asjad, kus lähme kannatamatuks ja teeme ise need lahendused ja vaata, siis oleme tegelikult teatud mõttes nagu üsna kitsas olukorras ka. ega kerge ei olnud, ütleme, et kui me hakkame mõtlema sedasi. isegi on niimoodi, et me hakkame, kuidas ütelda, isegi oma valet teed hakkame armastama. sest et ega vaata, Ismael oli armas ju laps ja hakkad armastama, armastasi. Ütleme, et Saaral oli natukese raskem, aga nüüd Abram armastas ikka päriselt. ja ühel päeval on see niimoodi, et ütleme, et seal naine on ikkagi nii närvis, vaatab, et Aagar on rase ja tema ei ole ja et kuule, ajame selle teenijanna siin praegusel oma kõhuga siit minema, tead, et see kuidagi nagu ei sobi. ja vahepeal korraks oli ära, me näeme sedasi, et millise sekkumisega tegelikult oli Jumal, saadab selle Aagari sinna tagasi ja ta tuleb alandusest, tuleb tagasi ja saab tõotused ja sellepärast see on eriline tegelikult, kuidas Jumal käitub inimestega, kuidas Jumal armastab kõiki inimesi aga muidugi seal oli öeldud sedasi, et temast tuleb mees nagu metseesel. tema käsi on igaühe vastu ja igaühe käsi on tema vastu. ta elab vaenus kõigi oma vendade ees ja vendadega ja ütleme, et selline olukord. ja põhimõtteliselt on niimoodi, et vaata, kus koha pealt on see palju sellist probleemi on nagu sündinud, see sündis tegelikult meie usuisa sellise nõrkuse tõttu. ja selle, eriti ka seal Saara ja kahe peal kokku selle asjaga hakkama said, eks. ja sellepärast, kallid, nii see on, et vaata, iga asi tegelikult, mida me teeme ja teate, osad asjad on niimoodi, et üsna rasked, lõpuks on niimoodi, et kui juba ütleme, poiss on kuskil seal 13, siis on see ümberlõikamise lugu, sest kõik tulid ümber lõigata, kes kojas olid. Ostetud või orjad või kes iganes olid, ütleme, seal oli see ümberlõikamine kuulus nagu kõikidele. ja siis, kui ütleme, Iisak, siis on juba selline lugu, et siis tuleb ära saata. ja vaata selline ärasaatmine, poja ärasaatmine ja saatetigi ära. ja Abram pidi seda lihtsalt tegema, ta pidi tegema selle momendi, et ta saadab selle ära. see ei ole mitte sugugi, ei ole nii kerge. ja sellepärast, et aga see kõik oli tegelikult kokku lihtsalt selline sündinud lugu, millest inimestel tuli läbi minna. ja sellepärast on see nii, et kallid, täna näed, meil sellised tõsised mõtted selle koha pealt, me elame oma elu. ja nüüd on niimoodi, et ja see elu toob tegelikult, kui meil on neid oma keerukusi tehtud, siis ta toob meile keerukusi veel rohkem. Ütleme, isegi Jumala plaanides elades võib olla keerukas. Sest et ega näed, ütleme, et ega kui see tõotuse poeg Iisak oli sündinud, siis oli teine häda. Seal oli jälle nüüd niimoodi, et seda poega, ütleme, Abram ka nii armastab. Ta hakkas seda Jumala plaani armastama niivõrd nagu oma plaani. Ja kallid, vaata, siin on, ütleme, siin on tegelikult väga tõsine nagu mõte selle koha pealt. Et Jumal ütleb talle, et kuule, nüüd on niisugune, et võta ja too see poeg mulle ohvriks. Sellel mäel, mis ma näitan, lähed, tood mulle ohvriks ära. Kallid, ma ütlen sedasi, et näed, täna nüüd algasin selle mõttega, et mõni ootab, nii, et kuidas need lapsed usule tuleks. Suudad sa ohvriks tuua? Vaata, kas sa suudad nagu lahti lasta, isegi see on nagu palju parem, kui seda nagu suudab teha. Sellepärast, et kallid, vaata see, ma leian sedasi, et midagi on nagu väga valesti, vaata, kallid, lapsed ei ole meie omad. Nad on tegelikult, nad on tasu, nad on kingitus, aga tegelikult nad on täiesti uued, iseseisvad inimesed, mille kohta Jumala sõna ütleb seda, et inimene jätab maha oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole, hoopis teine lugu võiks ütelda, et ja eriti kui abiellutakse, sünnib täiesti uus riik ja asi ja hakkavad täiesti uued piirid ja asjad hakkavad kehtima ja aga sageli on inimestel nagu raske nagu seda üldse mõista, et kuule, et kuidas see minu laps, et ma pean eluaeg teda valitsema, ei ole see nõnda. Ja sellepärast on see nii, et me näeme sedasi, et vaata, kui Iisak sai liiga Abrami omaks, siis Jumal ütles, et anna ta mulle ära praegusel hetkel. Ta oli usumees juba sellel hetkel, ta läheb, teeb selle, ei ta seda ohvrit ei pidanud tooma, aga ta pidi selle momendi tegelikult pidi üle elama. Ja sellepärast on nii, et täna küsin niimoodi, et mis on su Ismael, mille koha pealt sa võib-olla vaikida tahad.
noh, mis sa oled ise oma elus mingi käki kokku keeranud ja no ütleme, et meil võib olla erinevates asjades, perekonnaelus, meil üldse no igasugustes otsustes ja tegemistes ja asjades ja ehitamistes või mis iganes, meil võib olla selliseid asju, mis me oleme ette võtnud, meil võivad olla niisugused parajad tegelikult noh, võiks ütelda need oma tehtud käkid, noh, millest võib-olla eriti nagu rääkidagi ei tahaks aga no lihtsalt on nagu olemas ja pead nagu selle asjaga, pead nagu leppima kuidagi. Aga või mis on nagu sinu see iisak, mis on tegelikult Jumala plaan, mida sa hirmsalt endale tirid. Ja vaata, kumbagi ei tohi. Eks ei tohi seda ise teha, seda. Ja teine asi on sedasi, ja kui Jumala plaan tuleb sinu ellu, siis ei tohi seda enda omaks ka hakata pidama. Absoluutselt, see on niimoodi, et see on Jumala oma ja sellepärast on see kallid nii, et aidaku meid täna Jumal, et me laseksime nagu sellel, kuidas ütelda, Jumala plaanidel meie eludes ja me saame nagu kaasas olla. Meie elu lähebki tegelikult Jumala plaanide keskel ja elame ära ja tead, isegi selles on nii tore ja noh, ütleme, ja peame nagu selliselt nagu usaldama seda, et tõesti, las see niimoodi pigemini nagu läheb. Ja nagu ütlesin, et näed, et ta oli 86, kui Ismael sünnib, lihtsalt ütlen, siis ütleme neid aastaarvusid ka korraks lihtsalt vanuse koha pealt, siis ta on 99, kui tullakse talle ütlema, et aasta pärast sünnib Iisak, siis öeldi nimi ka ära, ennem ootasid noh niimoodi, et poega nagu niisugust, et tuleb, et ei tea, kes see on, tead, eks, aga siis öeldi, et juba pandi nimi ka nagu ära ja no ütleme, et selline. Aga vaata, aastad ju tegelikult läksid. Ja sinna sai, noh, ütleme, nagu selliseid igasuguseid päevi tegelikult sai vahele ja väga palju neid usus olemise päevi sai vahele. Ja sellepärast ma leian sedasi, meie, kes me oleme täna siin, lihtsalt julgustan, olgu usus. Tahan soovida seda kogudustele, oleme usus ja sellepärast on see niimoodi, et mitte meie ei ehita kogudust, vaid issand ehitab kogudust. Ja millal sünnib meile järgmine õde või vend meie kogudusse, keda Jumal meile see kingib? Jumal seda teab. Kas sina saad seda sünnitada? Ei saa. Mitte kunagi ei tea. Vahest võib tulla niimoodi, et tulevad robinal sulle ja teinekord võib olla pikk aeg sedasi, kus lihtsalt ongi sedasi, et lihtsalt olete usus. Ja kõik on tegelikult hästi, mitte midagi ei ole valesti. Elage ja kasvatage neid, keda Jumal on kinkinud ja olge sellega rahul ja ei pea ise absoluutselt nagu pingutama selle asja juures. Nii et sellised on tegelikult on lood. Aga nüüd see teine abielupaar. No ütleme, et selle Elisabethi ja Sakariase koha pealt, eks Luka evangeeliumis on öeldud väga ilusasti, et ütleme, et nemad olid nagu ütleme sellised jumala rahva hulgast ka ja selle tõttu võiks ütelda, nendel oli nagu natukese parem nagu see positsioon, sellepärast et Abraham oli ju tegelikult, ta tuli sealt Kaldeurist, ütleme, et tema tuli nagu paganate hulgast, võiks ütelda, ja sealt see valitud rahvas hakkas sündima. Aga nüüd on niimoodi, et Luka evangeeliumi algusest 6. salm, nad mõlemad, siis nii Sakariase kui Elisabethi kohta on öeldud sedasi, nad olid Aaroni tütardest ja siis on selline, oli see siis Elisabeth ja siis Sakarias oli preester, nüüd on niisugune lugu, mõlemad olid õiged Jumala silmis, elasid laitmatult kõigis issanda käskude ja nende nõudmiste järele ja no, aga ei olnud ka last ja siis on niimoodi, et sündisid, kui ta oli ükskord siis seal templiteenistuses, siis tuleb see talle ingli poolt vastus, et 13 salm, et ära karda, sest su anumist on kuuldud ja su naine Elisabeth toob sulle ilmale poja ja sa paned talle nimeks Johannes. No nii, ja see sünnibki, ta jääb selle ütleme tummaks sellise uudise peale ja ütleme, et ja kui Johannes on sündinud, siis ta keelepaelad lähevad lahti. Ja vaata, on nüüd üks niisugune teine, ütleme abielupaar, kes tegelikult elas usus. Nad leppisid sellega, et aga ongi nii, et ei ole. Elame ikkagi ilusti, ei nurise Jumala üle, palve vastust veel ei ole tulnud ja sellepärast on see nii, et ja vaata nii, et tuleb oodata, tuleb leppida ja vaata, nüüd oligi niimoodi, et kui see, ütleme, Johannes siis sünnib, Risti Johannes, nii nagu me nimetame, ta peab ju sündima tegelikult omal ajal. Jeesus pidi tulema siia sellesse maailma, kui aeg saab täis. Johannes pidi sündima omal ajal, et olla see viimane prohvet. Ta ei saanud sedasi, ütleme, noorelt sündida, seal oli kõik, jumal oli kõik täpne, seal mitte midagi tegelikult olnud valesti ja sellepärast on see nii, aga me näeme sedasi, et need Sakarias ja Elisabeth, nad ei tekitanud ei endale ega maailmale probleeme juurde. Ja sellepärast on see niimoodi, et meie oma sellise kannatamatusega võime neid teha. Ütleme, et ja sellisest kohast võime olla kurvad, aga mõtleme sedasi, aga näed, Rist Johannesel lapsi põle. Võeti teisel pea maha,
kuulutas ja rääkis küll seal ja läks tal selle elu selline. Ja noh, ja niisugune nagu jälle nagu niisugune kurb lugu, et kas me niisugust kurba lugu jälle tahame. Nojah, aga tead, mis issandas ma sain? Ja kuigi nende pojal Johannesel järeltulijaid ei sündinud, on maailm täis Johanneseid, Ivannisid, Johnisid, terve maailm on täis. Eks, vaata, terve maailm on täis. Vaata, nende poja nimi läks väga populaarseks. Kõik, noh, ütleme igas variandis, kõik Jaanid ja noh, ütleme, et see nimetüvi on väga tegelikult on levinud nimi, eks on selline. Ma mõtlesin, kui ma seda sain, meie üks koguduse õde, noh, ütleme, kes oli, kellel, noh, ta on ammu juba igavikus, üsna varsti, kui ma siia tulin, oli ta, läks ka igavikku, oli kõrgemas eas juba ja aga ta oli oma suguvõsas kõikide laste hoidja, omal ta lapsi ei olnud, aga oma suguvõsa lapsed kõik ta hoidis ära. Ma just täna mõtlesin selle peale, nagu palju neid võib-olla taevas, neid lapsi, ja noh, ütleme, keda tegelikult tema hoidis oma sellise armastuse ja jumala kartusega ja keda ta tegelikult nendel hetketel sai juhatada tegelikult, need on kõik ju täisinimesed ja omal lapsed kindlasti ja ütleme, et noh, see on nagu üks rahvas tekkinud lihtsalt nagu selles suguvõsas on, mis on tekkinud. Aga ma ise just mõtlesin, et huvitav on täitsa ühel hetkel näha sedasi, et milline vili on tegelikult taevas selle tõttu, mida see inimene tegi. Ütleme, et vähe oli võib-olla seda, kus noh, ütleme, et ütleme, sellest suguvõsast tuldi siia, ütleme, siia jumala kotta sisse, ma mäletan, ühel korral juhtus niimoodi, et kui me alguse pool, see ei olnud mitte see maja värvimine, mida siin osad mäletavad, aga mis oli ükskord ennem, siis oli üks nendest poegadest, keda ta siis oli hoidnud selles suguvõsas, üks nendest poistest, siis oli ka seda maja siin meil palvelat värvimas. Ma mäletan sedasi, millise uhkuse ja tundega oli siis see õde nagu nägemas, et see laps, keda ma olen hoidnud, et sellel on ka pintsel käes ja paneb siin selle maja juures ja ta nägi nagu selles nagu sellist oma seda niisugust armastuse vilja, mida ta tegi. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, et vaata, me ei ole iseenesest omad, isegi kui me oleme jumala lasteks saanud. Me võime täitsa rahuga olla nendes jumala plaanides. Sünnivad meile, noh, väga noorelt jumala plaanid, nii nagu Maarjale sünnib. No ütleme, puhta laps ja saab lapse. Ja siis ollakse ka hädas, et kuule, et mis see laps seda last peab saama. Sellepärast, et vaata, elus on häda niimoodi, ma olen ikka näinud seda, kui keegi väga noorelt abiellub, siis on häda lahti, mis te nii noorelt abiellute ja siis, kui natuke kauemaks jääb, et mis te siis ei tee seda ja alati midagi on valesti kogu aeg sedasi. Teate, õige on siis, kui tegelikult Jumal neid asju tegelikult korraldab. Kui ta juhib armastuse kokku, kui ta laseb lastel sündida, see on kõik on tegelikult on õige siis, kui me oleme Jumala plaanides ja meie ei pea nagu noh, nendes asjades tegelikult nagu üldse nagu sekkuma ja see on, inimkond on väga palju vigasid teinud. Noh, ütleme selles üldse valdkonnas, kas või laste sündide koha pealt, et mingisugused soovitud ja soovimatud. Lapsed on Jumala kingitused ja vaata, kui Jumal teeb kingituse, on see siis, kuidas sa saad ütelda, et mingisuguse sildi sinna külge panna. See on Jumala otsus, kui ta kellegile elu kingib. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt tunne rõõmu, kui sul oled elus ja võid elada oma elu. No nii, et ja ka isake sünd pidi olema omal ajal. Ma ise olin nagu, noh, ütleme, issand ees ja ma nagu küsisin nagu ühel hetkel sedasi ka, et noh, et kas see oleks võinud olla varem. Ja ma sain nagu teatud määral nagu vastus, et jah, oleks võinud olla isegi varem. Aga Ismaelile pidi andma maad. Et kui ta juba sinna tuli, siis pidi olema talle ka maad. Sest et ta pidi olema selline poiss, keda ühel päeval kodust välja visatakse, saad aru. Aga et mitte päris titest peast, ta oli ikkagi täitsa teismeline, kui ta sealt välja läks. Ja sellepärast on see nii, ja lõpp on ju selles mõttes on väga ilus, et nad on ju tegelikult koos Abrami matustel. Eks, Ismael ja Iisak on mõlemad on tegelikult oma isa matmas. Sellest teisest abielust, kui ta Ketuuraga on, no nendest ei olegi nagu mainitud, noh, on nagu seda Abrami matuste koha pealt. Aga noh, seal tegelikult ollakse jälle koos. See teine Metseesel oli ka, sa võiks ütelda, kohal ja ütleme, et ja sellepärast on see niimoodi, et sest ta oli oma positsiooni saanud ja ta on Abrahami sugu ja tal on oma tõotused, tal on oma õnnistused, tal on oma suurus ja see kõik on tegelikult olemas ja me elamegi praegusel hetkel nagu sellises
maailmas. Ja mingis mõttes on niimoodi, et noh, et ütleme, et see maailm on praegusel hetkel on hädas, et seda Abrahami sugu ka sellisel teisel moel on praegusel hetkel üsna palju, et ka nendes paikades, kus praegusel hetkel Euroopas või kohas ja kus lapsi ei sünni ja nad on puht hädas, need on Abrahami järeltulijad, kes siin ringi liiguvad ja nende kohta on öeldudki, nad ongi niisugused natukese äkilisemad, midagi teha ei ole. sellepärast, et noh, et näete, Jumal ütles kohe sedasi ka Aagerale, ütles, et niimoodi tegelikult on. Ja sellepärast, kallid, see on Jumala poolt lubatud elu meile, aga osad keerukused, nagu saate aru, me oleme ise need ka endale nagu siis ka korraldanud. No nii, ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna võime selliseid asju nagu õppida selle koha pealt. Ma usun, et mis nagu seda aastat lõpetades meile nagu võib-olla, no toovad nagu teatud rahu. Ma ütlen sedasi, et jäta igasugused Ismaelide plaanid rahuga sellel aasta lõpus, võiks ütelda nüüd kõrvale. Ja üldse osad asjad on niimoodi, et osad asjad, kus sa oled nagu valesti elanud või valesti teinud või valesti otsustanud, tead, kuule, nendes asjades tuleb lõpetada. Sellele mitte mingisugust muud varianti ei ole. Ja ütleme, ja need asjad, kus on, ütleme, need Iisaki lood, mis on Jumala plaanid siis siin selles maailmas, siis selle koha pealt ütlen ka, et ka käed eemale nendest asjadest. Et vaata, ka need peavad jääma tegelikult Jumala plaanideks. Ja sellepärast, et väga tähtis on see, et me nagu seda mõistaksime. Vaata, Iisrael oleks võinud minna, kui ta, ütleme, Jumal räägib sedasi, 400 aastat on seal ja lähevad siis tõotatud maale ja kõik see räägitakse ette. Nad ju tegelikult rändavad 40 aastat kõrbes, mis ei olnud plaanis. Aga ütleme, nad lihtsalt keeldusid minemast ja sellepärast on see nii, et mindi hiljem, see põlvkond ei näinudki seda maad, ta ainult nägi, võiks ütelda, neid viljasid, mida seal need maakuulajad tõid ja nurisesid ja nutsid ja jäigi minemata. Ja kallid, sellepärast on see nii, et vaata, ja meie elu võib üldse niimoodi minna. Et teatud asjad meie, mis olid võib-olla Jumala plaanides, jäävadki olemata, nii nagu Mooses, kes oleks pidanud tegelikult viima selle rahva tõotatud maale, ka tema ei saa sinna. Sellepärast, et vaata, kui selle vee juures ja vastu kaljut lüües, kus ta pidi ütlema, see 4. Mooses 20:12, siis Jumal ütleb sedasi, ta ütleb nii Aaronile, kui ütleb ka Moosesele, aga vaata, teie praegusel hetkel ei saa seda rahvast viia. Ja sellepärast me peame ka sellega leppima, et kui me ikkagi võiks ütelda, niisuguse käki kokku keerame siin selles elus. Ja ütleme, kus Jumal ütleb, et nüüd on piir, et enam praegusel hetkel ei saa teisiti, et peame muutma. Nüüd Jooso saab rahvajuhiks, Jooso viib, vaata, mis Jumal pidi tegema, ta pidi Jooso tegema suureks. Sest see oli suur ülesanne, et viia seda rahvast tõotatud maale. Ja lähebki käiku nagu see plaan B. Ütleme, ja Jooso on selleks. Ja sellepärast ta viib tegelikult. Ja sellepärast, kallid, ma ütlen täna sedasi, et ma usun sedasi, et meil on niimoodi, kui me hakkame mõtlema, et meie elus on tegelikult neid A-sid ja B-sid ja C-sid ja neid variante juba küllaga tegelikult, mis me oleme teinud. Me oleme teinud oma sammusid aga sellepärast, vaata, täna on lihtsalt selline sõna, et Jumala käes on kõik ajad ja kui me oleme nagu nendes aegades teinud oma kiirustamisi või ütleme, et oleme edasi lükanud teatud asju, mis on ka nagu meie probleemiks, siis nüüd, kui me täna seda juttu kuuleme, siis ära tee oma südant kõvaks ja ära enam pattu tee. Nii nagu seal on öeldud, see abielu rikkumiselt tabatud naine või nagu see 38 aastat haige olnud mees seal Johannese evangeeliumis, et ära enam pattu teed, sulle midagi hullemat ei juhtu, tead. Siis mõtled, et kuule, et kas saab veel midagi hullemat juhtuda, et 38 aastat haige olnud aga et nüüd sulle veel midagi hullemat juhtub. Aga Jeesus ütleb tõega seda talle tegelikult, et nii ongi. Ja nüüd on nii, et sellepärast, kallid, täna nüüd teeme niisugust otsust, et katsume elada niimoodi, et vaatame oma usu alustajale, täidesaatjale Jeesusele, jookseme kannatlikkusega meile määratud rada, ei lase ennast häirida, vaata sellisest asjast, kui teised jooksevad. Teate, see on selline, kuidas ütelda, ütleme, vaata teiste selline liikumine tõmbab meid kaasa, vahest on nüüd internetis on naljad sedasi, et keegi teeb, et hüppab, et midagi kukub nagu pähe, teised hüppavad ka ära, et lihtsalt narrib teisi, midagi ei juhtu, eks. Ja sellised momendid. Ja vaata, kui sa oled oma rütmi läinud, mul on nii meeles see, tead, kui ma olin, vaata nõukogude aeg oli see huvitav aeg, nüüd seda enam ei kordu, mitte kunagi vist. Näiteks sa haiglas olla niimoodi, et kohe sai olla, nii et ma oma sõrmega olin, 2 kuud olin haiglas, kuu kaupa, üks kord kuu aega, teine kord kuu aega, oled sõrmega oled haiglas. Ja ravitakse ühte sõrme. Tead, ja oled haigla voodis, magad, jalutad seal koridoride peal. Ja tead, aga kui kuu aja pärast välja tulid, ma olin harjunud seal niimoodi, et seal käid oma ringisid ja seal magasin palju ja siis vahepeal tegid oma tiirusid ja siis ma vaatasin, et
mis need teised inimesed siin linna vahel jooksevad kõik, et kõik läksid kiiresti. Mina läksin ikka nagu ossa, tead, nagu haigla koridori peal, kui sealt haigla uksest välja tulid, siis vaatasin, kuule, et ma pean ka midagi muutma, et ma pean ka endale jalad alla võtma, et liigutama ennast hakkama, tead. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga kallid, ma ütlen täna, jookse seda oma rada, sa ei pea tegelikult teiste järgi tegelikult jooksma. Ja sellepärast me nagu tahaksime nagu kuidagi väga teiste järgi nagu joonduda. Aga jumal sõna ütleb, et vaata oma usualustajale, täidesaatjale, ela seda elu ja ole kuulekas issandale nendes asjades, mida issand sulle tegelikult ütleb. Ja vaata, eks see patu lugu on selline, nagu seal Johannese evangeeliumis 16:9 on öeldud sedasi, et patt on see, et me ei usu tegelikult jumalasse. No meil on niimoodi, et patt on selline, mis tegid. Tegelikult püha vaim toob selguse patu koha pealt ja see on see, ma teen selle koha täpselt lahti, eks, 16:9, kus on öeldud sedasi, et toob selguse patu kohta, et nad ei usu minusse, et ei usalda issandat. Et seda, mida issand on rääkinud. Mida issand on rääkinud, need asjad tegelikult kõik sünnivad ja sellepärast usaldame Jumalat nendes asjades, las ta teeb ja toob omal ajal kõik asjad esile. Ja sellepärast on see nii, et näed, lihtsalt täna selline üleskutse selle koha pealt, et rahuneme tegelikult maha, oma parem rahu selle aasta lõpus. Ja ma usun sedasi, et kui sa nüüd nagu mõistad sedasi, kui sa saad lahti oma nendest, kuidas ütelda, nendest erinevatest asjadest, mille koha pealt sa oled nagu hädas olnud, tead, Jumal tegelikult tahab, et me ootaksime. Me ootame issandat ka niimoodi. Et vaata, see ootusaeg on selline, et näiteks, et sõna ütleb, tuleb palju valemessijaid. Vaata, kui millegi koha pealt on tegelikult on ootus, siis selle värgiga tegelikult petta saab. Sellepärast, et vaata, kui ütleme, keda saab petta tegelikult selle messia ootusega? Ainult usurahvast. See maailm ei oota, eks. Ja me peame olema ettevaatlikud selle koha pealt, et meile võib seda pettust nagu korraldada. Ja sellepärast on niimoodi, et üldse elus on, küll on see küpsemise ja kasvamise aeg ja sellepärast nagu seal, ütleme, pidi seal Mooses saama valmis ja läksid aastakümned ja nagu Joosep pidi saama korda ja rahvas pidi 70 aastat olema vangipõlves ja ütleme, neid variante on tegelikult nii palju. Praegusel hetkel on, ma mõtlen sedasi, et kindlasti on, ütleme, et üks selline ootus, mida me ootame, ja eriti ootavad seal, ütleme, Ukraina ja Venemaa ootavad sedasi, et millal see sõda ükskord ära lõpeks. Eks? Millal ta lõpeb? Ja me ei tea, millal ta lõpeb. Sest et ega siin räägitakse ühte kui teistpidi, kas ta läheb suuremaks või väiksemaks, see on niimoodi, et ühel päeval on üks lootus, teisel päeval on teine lugu jälle lahti ja sellepärast see, ütleme, aga need on rasked tegelikult ootused. Ja sellepärast on nii, et aidaku meid Jumal nii isiklikult, koguduslikult ja ka siis, ütleme, ja ka, ütleme, maa ja rahvana, et me püsiksime ja oskaksime tegelikult olla nendes Jumala määratud aegades. Igal asjal on oma aeg. Nagu, ütleme, et loed seda kogu ja raamatut. See on väga palju erinevaid asju, millel on aeg. Ja sellepärast on see niimoodi, et me peame nendes aegades usaldama tegelikult issandat. Aga kiitus Jumalale, et Jumal saadab oma poja. Me muidu olime need, kes me eksisime kõik nagu lambad ja kellel ei olnud karjast. Mul jäi kuskil silma, et siin Eestimaal ju juhtus selline lugu, et kellel oli 80 lammast. Junt murdis ära ju enamuselt 4 lammast jäi järgi. Saad aru? Ikka, mida see inimesed praegusel hetkel elavad üle? Praegusel hetkel meie maal elavad üle. Ka kohutav niimoodi mõelda, et kui sul on nagu see kari ära võetud. Need Jumal lihtsalt aidaku need inimesi, see on niuke matst, et igat pidi psüühiliselt ja hingeliselt ja oi. Nii et ja muidugi materiaalselt ka väga, väga tugev laks. Aga nii ta on, et me elame siin sellises maailmas, kus need asjad sünnivad. Me eksisime, läksime oma teed. Ütleme, nii nagu need, kellel ei ole karjast, nii nagu seal Jesaja 53:6 ja Peetrus kordab ja räägib sedasi. Aga näete, laul 23. Issand on mu karjane, mul ei ole mitte millestki puudus. Tema viib mind haljale aasale ja mitte su õed ja vennad ei vii sind haljale aasale. Sellepärast on see niimoodi, et issand viib sind. Käi nendes paikades, nendel teedel, kus tegelikult, kuhu su süda kutsub. Sa ei pea mujal kuskil käima. Teate, kui sa niisuguse muu rabinaga kaasa lähed, pettumusi saad. Aga kui sa issanda järel käid, mitte kunagi ei pettu, alati on haljasaas, alati on kõik hingamisveed, alati on kõik korras, sa ei pea tegelikult, ütleme, pettumusi üle elama. Aga kui sa ei usalda issandat, et sul on niisugune tunne, et ikka millestki jääme ilma, et tuleb nagu midagi püüda ja veel rohkemat, siis on tegelikult ütleme, raske lugu. Et saad pettumusi ka. Vaata, nüüd võtame ühe mehe veel korraks ette, on Aaron. Aaron oli selline mees, eks, Moosese vend,
ta on, ütleme, preestri ametisse valitud, no ütleme, ülempreester sellel hetkel, ja ta on nagu selles positsioonis, aga vaata, kui Mooses on korraks mäe peal, siis ta ruttu teeb vasika. Rahva soovil. Rahvas soovis, no rahvas tahtis, kui Mooses kadunud, ei tea, kus ta on jäänud, see on see 2 Moosese 32, kus on sellest lugeda, pärast ajab seda kõike, seda rahva kaela, aga no ütleme, et see asi nagu juhtus, no ütleme, selline lugu juhtub. Nüüd on hiljem, ütleme, 3 Moosese 10. peatükis on see, kus on selline esimene ohvri toomine, ma teen korraks selle koha lahti, sest et vaata, nüüd on kõik telk ja teenistus on korraldatud ja 3 Mooses 10. peatükk on kirjeldatud sedasi, kuidas see esimene ohvri toomine läheb ja see kõik läheb tegelikult väga hästi. Sest et vaata, no see 9. peatüki lõpp ütleb sedasi, et issanda eest läks välja tuli ja ning põletas altari pealt põletusohvri ja rasvad ja kogu rahvas nägi seda ja nad hõiskasid ja heitsid silmili maha. No ütleme, et see, ma ei hakka seda, noh, ütleme, ohvri toomist siin rohkem rääkima, aga seal on räägitud, et issanda tuli. Vaata, Karmelil tuli ka tegelikult, tuli issanda tuli. Eile ei tohtinud seal tuld teha, absoluutselt ei tohtinud teha. Ja sellepärast, et vaata, issanda käest pidi tuli tulema. Aga vaata, nüüd on niisugune lugu, tuli oli ja see oli võimas, sest et ju rahvas hõiskab ja kõik heidavad silmili maha ja milline hetk oli. Ja nüüd 2 Aaroni poegadest, 10. peatükk hakkab rääkima. Ja Aaroni pojad Nadab ja Abihu võtsid kumbki oma sütepanni ja tegid neisse tule. Ja sellepärast, kallid, me ei tohi täna siin, no ütleme, sellises vaimulikus mõttes mingit tuld teha. Täpselt sama rahulikult siin oleme. Ei pushi mina siin midagi üles, et meil siin midagi on. Meil on täpselt täna selline tore usus olemise õhtu. Me siin ise tuld ei tee. Kui tuli taevast tuleb, okei, sellega oleme nõus. Aga ise me ei tee sedasi, sest et oleme siin. Ja tõid issand ette võõra tule, mida ta ei olnud neid käskinud teha. Vaata, sest et on, ütleme, et ohvrite koha pealt oli selline, et kus issand ütles, et süütate selle, noh, ütleme, ohvri peal selle tule siis ja no, põletate need ohvriloomad ja teete seda. Aga siin oli niimoodi, et ise tegime, ise tahtsime, kuule ikkagi tore, teeme selle asja ära. Ja siis läks issanda eest välja tuli, mis põletas neid ja nad surid issanda ees. Ja Mooses ütles Aaronile, see ongi, millest issand on rääkinud öeldes, oma lähedaste keskel ma ilmutan oma pühadust ja kogu rahva ees ma teen nähtavaks oma au. Aga Aaron vaikis. Ja nüüd ütlen ühte asja sedasi. Kallis kuulaja, korralda need asjad ära, mille koha pealt sa vaikid. Vaata, need on teatud asjad on meie eludes on niimoodi, et mille koha pealt me vaikime. No viltu ja sa võiks ütelda, sa ajad seda viltust vagu hambad ristis edasi. Ja sa nagu vaikid ja sa ei saa nagu tead, nagu teist asja, aga me näeme sedasi, et täna, vaata siin aasta lõpus on tegelikult, võiks ütelda juba, issand meid valmistamas selle koha pealt, et kuule, paneme need igasugused valed teed kõrvale, ei ole mõtet punnida. Ja sellepärast ei ole mõtet sellist elu elada, tead, et me nagu jätkame neid asju, täna kui kuuleme, siis teeme hoopis need teised otsused, et igasugused need enda tehtud Iismaelid, igasugused jumala asjade omastamised ja oma tehtud tuled ja ütleme, kõik need asjad tegelikult tuleb üljata, tuleb lihtsalt usaldada Jumalat. Meil ei ole mitte midagi ise vaja tegelikult teha. Ja siis oli niimoodi, et ega ei lubatud leinata, ei lubatud midagi teha. Nagu, ja nad ei tohtinud seal, noh, nende poegade surma puhul seal Aaron ei tohtinud midagi seal rohkemat, sest et see oligi tegelikult, oli see nii kitsas hetk. Nüüd on niisugune mõte tuli veel, et vaata, kui sa oled õigel teel, sa ennast õigustama ei pea. Pead sa ennast õigustama, et sa täna Jumala kojas oled? Ei pea, mina küll ei pea. Ei tea, miks ma siin olen, et ma pean endale tõestama, et väga, et tead, et ikka jah, sellepärast ma täna pean siin olema. Ei, mul ei ole midagi, lihtsalt tunnen rõõmu, et ja nähtavasti peaksin väga õigustama, kui ma siin ei ole. Tead, nii et lihtsalt, et kuidas ma siis selle ära seletan, et miks mind siin ei oleks, eks. Ja õigel teel olles võib kahtlusi olla, aga vaata, seda õigustamist ei ole. Kahtlusi võib tulla, see ei ole mitte mingi probleem, sest et saatan pillub neid, et kuule, lollid olete, et istute siin jälle. Tead, eks. Aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et nagu seal on üks vaks nagu vahet. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et lihtsalt täna nagu meile nagu on mõned sellised nõuanded andnud. Ja noh, ütleme, et kui Hanna, no ütleme,
on seal esimese Samueli 2. peatüki alguses on, vaata, temal on juba see kiituslaul. No tal oli tead üks niisugune hea põhjus, mille koha pealt Jumalat kiita ja see oli selline, et ta on juba saanud nagu selle vastuse, et vastus tuleb issanda käest, eks, ja siis on, see on selline ja nüüd on niimoodi, et see poeg on juba ka sündinud ja kui ta läheb siis nagu rääkima sellest, 2. peatükis on juba see Anna kiituslaul, siis ta siin on, kus mul on 2.9, ütlesin jah, tema hoiab oma vagade jalgu, aga õelad peavad pimeduses vaikima, sest ükski ei saa võimust oma jõust. Õelad peavad vaikima. Ja mis mul täna nagu meelde tuli? Peninnast enam ei räägita. Peninna, kes ennem sul last ei ole, tead, käis aga iga kord seda nina peale torkimas, et vaata, sa siuke oled, tead, meil siin. Tead, eks, teda ei ole, teda pandi vaikima. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et vaata, kui me ise teeme käkkesid, siis me peame ise vait jääma. Kui me oleme Jumala ees oma asjadega, siis teised peavad varsti vait jääma. Ja sellepärast on see niimoodi, et mõistame nagu seda, et võtta, Neeme raamatus on veel üks niisugune vaikimise koht, praegusel ajal on nii lihtne otsid piiblist lihtsalt, et nagu seda teemat, et paned see sõna vaikimise sinna sisse ja võtta, kui rahvas oli teinud valesti, seal olid niisugused orjusesse teisi lükatud, need olid need võlasuhted ja värgid olid sellised ja kui Neeme hakkas seal siis korda looma ja manitses neid, et kui mis asja te siin teinud olete, nad ehitavad seda Jeruusalemmas müüri ja panevad väravaid ette, töö on raske ja ohtlik ja neid rünnatakse ja teised hoopis seal sellel ajal tegelikult tegelevad mingisuguste orjastamistega ja maksude võtmisega ja nad on laenusid võtnud, et kuningamaksu maksta ja laenanud oma põldude ja viinamägede vastu ja nagu see Neeme 5. peatükk räägib ja 8. salm siis siin on öeldud sedasi, et kui seal Neeme nendega seal riidles kõigi nende suurnike ja ülematega ja te võtate üksteiselt liigkasu, siis ma seadsin neile vastu suure koguduse ja ütlesin neile, meie oleme nõnda palju, kui suutsime ja lunastanud oma vennad juudid, kes ennast paganaile olid müünud. Teie seevastu müüte omi vendi, et neid siis jälle meile peaks müüdama. Siis nad vaikisid ega leidnud vastust. Ja sellepärast on nii, et tänane sõnum on selline, et igal asjal on oma aeg ja täna on nagu see meeldetuletus, et vaata, et teeme neid korrastusi. Need vaikimise asjad teeme korda. Ja siis on see selline, et ja katsu nendest asjadest lahti saada, kus sa õigustama pead, sest et see on vale. Ja sellepärast on, sa tead, kui sa mingid valed asja teed, kuidas ennast julgustad ja õigustad ja mitte Jumal ei julgusta sind, vaid ise. Ja siis sa lähed nagu seda teed mööda. Aga olgu see nii, et oleme usus ja käime seda kitsast teed ja oleme issandale kuulekad. Amen. No nii, tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind. Ma tänan sind ka selle tänase sõna eest. Isa, ma tänan sind, et see on üks hea sõna, mis ka siin selle aasta lõpupoole nüüd on meile selleks nagu korda seadmiseks, et me ei teeks Iisraelile, et me isakeid ei omastaks ja Jumal, et me lubaksime tegelikult sinul praegusel hetkel meie elu nagu kontrollida, üle vaadata. Isa, me täname sind, et me täna võime lihtsalt praegu selle otsusega olla sinu ees. Jumal, me täname sind, et me oleme sinu omad, sa oled meid lunastanud, sa oled meid päästnud, Jeesus, sa oled oma verega meid ostnud. Me täname sind issand, et see on sinu kogudus ja sellepärast, Jumal, ma tänan sind kõige selle eest, mis on sellel aastal sündinud. Tänan iga päästetu eest, iga ristitu eest. Jumal, sa näed, et me ei osanud oodata ja arvatagi, et sellel aastal nii palju tegelikult selliseid noori ja selliseid lausa lapsi, kes tulevad, issand, sinu juurde, kes lasevad ennast ristida. Issand, me ütleme sinule selle eest tänu, et sa seda teinud. Ja Jumal, me täname sind, et me võime kõiges tegelikult sind usaldada, mida sina oled tegemas. Ja isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle, tänu sulle selle sõna eest. Ja isa, ma palun samuti ka, et aita meid olla kuulekad sulle ja need paljud sellised koormad ja lahendused oma õlult nagu ära visata ja las jäävad, Jumal, sinu plaanid ja las sünnivad nendes aegades õigel ajal, millal sina midagi arvad tegevat. Isa, kiitus ja tänu sulle Jeesuse nimel. Amen.